Salvestab. Tere. Tere. Mu armas naine. Juba punastada. Midagi ei ole veel punastada. Veits piinlik on. Mida sa, miks? Niisama. Kas minuga koos on piinlik või? Ei. Mul tegelikult veits on siuke, et ma ei tea täpselt, mida me tegema hakkame. Lihtsalt, et me istume maha siia ja siis mul on veits imelik. Ma vähemalt on kodus, see on hea positiivne. Ja sulle meeldib ennast vaadata sealt, jah? Ma vaatan ka siis ennast, on vahva vaadata. No lihtsalt, ma ei tea. Ei, ma võin sulle ka tegelikult otsa vaadata. Kuidas sinu nädal läinud on? Millal? Üle-eelmine nädal. See, mis praegu on olnud, täna on reede. Nüüd on, vaata, nädal algas esmaspäevast on ju? Siis veel seal tuli teisipäev. Mul on nagu veits, jah, on jah. Täna on reede juba. Kuule, sa ise ei teadnud ka, mis päev eile on? Sa hakkasid, et oot. Me räägime minust nüüd, räägime ikkagi sinust. Meil on homme terve päeva aega. Räägime nüüd sinust täpsemalt. Nii, mis ma räägime? Kuidas sinu nädal läinud on? Minu nädal on läinud üllatavalt kenasti. Unetunde või seda und on olnud natuke vähe, aga üldiselt okei, sind polnud 3 päeva. See oligi hea, on ju? No siuke 4-5. Ei tegelikult ei olnud hea, aga mul oli sõbranna siin ja siis ei tegelikult läks hästi. Tegelikult oli hästi. Ja, iti unega on lappes, aga muidu on tore. Ja sinul? Kuidas sinul nädal läinud on? Remo ajast? Väsitavalt. Hetkel on väsimus peal. Kas me ei pea üldse rääkima ju? Miks? Kus on väsinud? Sina räägid, mina kuulan. Ja me mõtlesime, teeme teistpidi seda ikka. Eks see väsimus läheb ära. Sa tegid mulle teed, jah? Sa näpuga näitasid rõdult. Ja sa näitasid, mulle tegid nägusid vastu mulle. No jah, sest minu aeg oli. Mis see sinu aeg tähendab? Scrollisin. Scrollisid, jah? Ma puhkasin. Kas see scrollides saab puhata või? No, ma ei tea, tegelikult ei, natuke ikka saab, jah. Ma olin pikali ka ju tiivani peal. Ma vaatasin, kuidas sina rõdul last magama paned, siis ma puhkasin. Sa ei vaadanud? No vahepeal vaatasin. Siis, kui ma koputasin akna peale? Ei, ma vaatasin enne ka, et mis sa teed seal. Okei. Aga... sa ütlesid, et aga sa ütlesid, et sul nädal on väsitavalt läinud. Mis sul nädal, mis sind ära väsitas? See nõme reisimine. Mulle meeldi reisida. Ma just sain teada see nädal. No sul on kahtlusi varem ka olnud juba? Jaa, aga see nädal ma sain kindlalt teada. Ma absoluutselt ei viitsi reisida. Tea, mis on positiivne või? Ei tea. Sa oled esmaspäeval uuesti. See on tõsi, jah. Ja samasse kohta. Ja sama mitte põnev tuleb. See reisimisa ikka on, jah? Mis osa siis ikka veel saab olla seal? No ma ei tea. No igav on niimoodi. Ja jälle põnev, sest et ainuke põhjus, miks sa reisid, on sellepärast, et jõuda punktist A punkti B, et teha tööd või viia läbi koolitus või mitte, et see koolitus ja töö nagu halb oleks, aga lihtsalt nagu siuke lihtsalt lendad lennukiga. Ja siis maandud, liigud taksoga punktist A punkti B ja siis sõidad bussiga või siis sõidad mille iganes ja siis lihtsalt niimoodi paned päev otsa sinna ja tagasi. Ja siis magad kuskil suvalises hotellis. Või normaalses hotellis. Raske elu on, jah. Esimese maailma mured on need tõenäoliselt. Need ei ole päris mured, jah. Magan mingis hotellis ja inimene, kes ma pole Tartust 4 kuud kaugemale saanud. 4 kuud jälle kaugemale saanud, issand. 4,5. Nii et... Aga enne seda, räägi mulle seda, enne seda. Mis enne seda? Enne seda ma olin rase 9 kuud ka tiivani peal. No siis kui ei saanud minema, jah? No väga ei saanud. Ei, ma vahepeal ikka käisin, aga väga ei saanud ka, jah. Ehk siis sa tahaksid veel ära saada? Ei tahaks. Aga ma ei räägi sellest ärasaamisest, vaid ma räägin sellest
reisimise teekonnast kui sellisest, et see on nagu suht nõme tegevus. Ja tegelikult ma mõtlen, kui me käisime Hispaanias eelmine aasta, siis see bussisõit ja see Ryanairi lennuk ja see, et see oleks kõik olemata olla, see oli lihtsalt kohutav. Kõige kohutav on lihtsalt istuda seal ja oodata, et 2 tunni pärast oled sa Tallinnas, siis sa oled nagu pool unes või pool magamata. Ei saa ühtegi asendit normaalselt ja siis sa oled sellist kägised. Minu asend tegelikult on siuke, et ma panen mütsi sinna ääre peale ja siis ma panen pea sinna vastu niimoodi. Ja siis ma tiksun seal. Kuulan mingit podcasti või midagi. Tööd ka teha ei viitsi. Üks asi, mis ma avastasin, on see, et kui see äge, võib-olla üks asi, mida teha, ongi määrata need päevad, kui on lendamine, siis enesearengupäevad, et vaata lihtsalt videosid päevad sa. Mingid lemmikvideosid, otsid nagu influencerite või mingid asju, et kuidas nagu aega sisustada. See tundub nagu mõistlik ajakastus. Muus osas see sakib täiega. Sest tööd on ka natuke raske teha seal. Keskenduda on keeruline. Miks? No, sest uni on ja sitt on ja ebamugav on ja. Et nagu keeruline keskenduda. Ma mõtlesin, et seal koha peal tööd. Ma hakkasin mõtlema, et miks sul seal on raske keskenduda, aga sa mõtlesid lennukis praegu. Ma juba mõtlesin seal, et koha peal on raske tööd teha. Ei, seal ei ole. Seal on sovi. Mõtlesin, et mis asjad saad. Ühesõnaga sitt. Aga kokkuvõttes esimese maailma mure ei ole päris mure, jah. Aga mõttugi oli koju tulla? Koju on tõesti hea tulla. Ja ma ei oskagi midagi rääkida rohkem vist. Mina tahan teada midagi kõrbedat. Miks me tülitsisime eelmine nädal? Millest me tülitsisime? Sa tuletasid mulle meelde. Kas oli päris tülitsemine? Meil oli lihtsalt argumenteerimine tuline. Ma reageerisin valesti või liiga otseselt lapse ees ja ei kontrollinud fakte. No siin peab rääkima ka, mis seal toimus siis. Ühesõnaga. Me tõusime üles, siis vanem laps oli diivani peal pikali, rääkis, et ta on väsinud ja ta oli teki all seal. Ja mingi hetk ta rääkis, et tal on paha olla. Ma ei mäleta, sa küsisid talt just, kuidas tal paha on ja nii edasi. Ja see story on ka see, et ta on olnud haige juba põhimõtteliselt mingi 3 kuud järjest. Ja noh, see on käinud nagu niimoodi, et vahepeal ei saa aru, et kas ta nagu päriselt haige või ta läheb seal kuidagi nagu lainetana, käib üle ja edasi tagasi on ju. Ja me oleme hästi palju pidanud teda väiksemast lapsest nagu isoleerima ka või noh, eemal hoidma, et tal on köha olnud ja igast asjad. Ja täpselt sellel hommikul ei kontrollinud seda, et tegelikult oli see ebatavaline olukord, sest tavaliselt seal tekiga ei ole. Ja siis ma kuidagi laua ääres ütlesin, et kuidagi liiga otse, et ta peaks oma tuppa minema, kuigi ta ei tahtnud, sellepärast, et noh, meie elu magamistoas on ainult suur voodi niimoodi, et ma enam-vähem vist midagi sükast ütlesin ka, et ma ei lähe ju sinna suurde voodisse beebiga, et kõik beebi asjad olid seal nagu ees ja ma ei taha sinna minna, kui ta on haige nii-öelda. Aga ma ütlesin seda nii, et ta kuulis seda. Ja siis trigerdusid. Oli vist, siis hakkasid nägusid tegema seal ja siis ma hakkasin kirjutama sulle laua peal. Aga sa vist näitasid ka midagi, et ta keeras kuidagi diivani peal teistpidi või midagi sükast. Ja siis ta läks oma tuppa ära tekiga ja siis tuli välja, et tal oli peaaegu 39 palavik, mis ei ole üldse naljakas, aga lihtsalt see oli ja ma ei kontrollinud seda. Et selles mõttes ma saatsin, põhimõtteliselt jah, saata nagu oma tuppa ära ja ma ei kontrollinud tegelikult seda, et kas ta, kui halb tal siis tegelikult võib-olla on. Ja õnneks me saime palaviku ühe palaviku Hollanda ja Kalla niimoodi ja rohkem seda tagasi tuld ka, aga see oli asi, kus ma täpselt enam ei mäletagi, kusjuures me rääkisime selle asja nagu ära vist. No teema oli, käsitlus oli umbes ümber selle veel, et kes enne märkab ja kes ei märka. Et kui mina ei märkanud, et ma ei
tegutsenud justkui ja eks siis aeg-ajalt vaata juhtub see, et sa nagu ei märka midagi. Ei mingisuguseid signaale või märke, mis on erinevad tavapärasest. Ja siis sinu argument oli, et ma ei märka neid asju üldse. Ja siis... see üldse kõlab minulikult, jah. Jah, et ma olen nii paha inimene. Ei no... See oli minu enda järeldus loomulikult on ju, et seda sa ei öelnud, et ma paha inimene on, aga kuna jah, see arutelu lapse ees nagu juhtus, siis see lapsel on ju, minul oli see, et küll nüüd laps mõtleb, et ta on üleliigne ja ta, kuigi tal võib-olla on halb, no ma ei arvan ka, et tal halb on, sest et ta tihti peale lihtsalt ei pruugi olla halb. Et aeg-ajalt võib-olla niisama seal teeb oma asju nii-öelda, näitab nagu, et ta oleks halb, aga tegelikult nii halb ei ole. Ja, aga siis ta tundus jah, nagu, et ta solvus selle peale, mida sa ütlesid. Ja see oligi sellised kõlas, et sa mõtlesid nagu oleks mõelnud enda peale. Ja see kõlas, siis tema on ju tundus, et see võib temast tekitada veel lisaemotsioone. Et ta on üleliigne või midagi. Ja siis mina loomulikult selle peale kõige peale triggerdusin. Ja üritasin seal olukorras siis mitte midagi teha või midagi teha. Ja peale seda, kui ta läkski oma tuppa, siis me hakkasime seda arutama. Et ma hakkasin kõigepealt küsima, et kuule, et miks sa mulle kirjutama hakkasid. Eks ma hakkasin ümber nurga. Ei, see ei olnud päris nii. See oli see, et mis sind vihaseks ajas. Ja siis sa ütlesid, et kas sa märkad, et mis hetkel sa mulle kirjutama hakkasid. Et siis sa hakkas küsimusi küsima. Aga mul tuli see, et sa ütlesid, et isekas, et ma mõtlesin enda peale, et no tegelikult ma natuke enda peale ei mõelnud, ma arvan. Ma mõtlesin, et ma oleks pidanud mõtlema tõesti selles osas lapse peale, aga ma mõtlesin teise lapse peale, kelle nagu tervise osas, jah, ma see hetk tõesti jah, ei mõelnud, kuna neid intsidente on nii palju, et ma enda peale küll ei mõelnud. Ma pigem mõtlesin nagu väiksema lapse peale, beebi peale siis, et ma ei tahtnud temaga sinna ette mängima minna, et meil on tegelusmats seal ees. Ja see oli mu esimene reaktsioon. Noh, mis suures plaanis ilmselt teise lapse jaoks talle vahet ei ole, sest ta arvab, et teine laps on tähtsam kui tema on ju. Vahet ei ole, kes temast tähtsam on, aga kellegi me tõstsime temast kõrgemale kõva häälega tema kuuldus. True story. Ja see oligi kokkuvõttes see, mida mina nagu märkisin ja mille peale mina selle eritusin ja hakkasin nagu tegema. Ja kuidas me siis seda lahenduseni jõudsime, ega me väga kiiresti jõudnudki, kõigelt me vist ikkagi vaidlesime sealt tuli hingeliselt. Ma ei mäleta, et see oleks tuli hingeliselt olnud, aga võib-olla me saime selle räägitud ja sellepärast mulle ei meenu nagu tuli hingeliselt. No lood, aga me ju selles mõttes, et me ju ikkagi argumenteerisime ja tahtsime podcasti pärast teha sellest kõigest, et erinevat nurkade alt näha, mida keegi ütles ju, või mingi siuke värk oli ju. Võimalik, jah. Mind järelikult ikkagi läks lappama midagi seal meil. Ma vist tundsin jah, et see, ma mäletan, et see kuidagi teema käsitlus oli sellest, et sa ei reageerinud piisavalt kiiresti või sa ei mõelnud siis nagu selles olukorras. See oli midagi sellist, et ma tundsin, et sina pead saatma tuppa kogu aeg. Ja, et mina pean esimesena reageerima, kuigi meil on nagu justkui selles osas tehtud kokkulepe, et kui ta on tõesti nii, et tal on nii halb olla, et ta tahab pikali olla ainult ja tõesti selles mõttes, et kõik need asjad, et siis, et ta oleks oma toas, et ta puhkaks ja kuna ta köhib ka vaata hullult ja et siis, et ta ei oleks nagu otseselt ninapidi beebiga koos, et see on olnud nagu siuke asi, mille me oleme kokku leppinud, on ju. Ja siis selles olukorras oligi, kuna ta köhis ka veel ju terve hommiku ja ta ütles, et tal on nii paha olla ja ma ei mäleta, mis ta ütles, pea valutab ja kõik asjad on ju, et siis see oli jah see koht, kus ma nagu tundsin, et miks mina pidin üldse ütlema, kui sina olid temaga juba enne seal suures toas olnud. Et nagu ma pidin justkui jah, tähelepanu pöörama sellele, et jah, see oli jah. Ja miks mina? Miks küll mina pean tegema? Jah, oli jah nii. Ja siis mina mõtlesin, et vaat sellepärast, et mina lihtsalt ei pannud tähele.
ja et mina ei mõelnud selle peale ja sest ma ei mõtle kogu aeg kõikide asjade peale, mille peale sina mõtled. Ja siis oligi see sama koht, kus mina mõtlesin, et äkki ikkagi tal on haige ja panin talle käe peale, sain teada, et tal on palavik, on ju. Siis tulin sellega ära, eks läks 5 minutit mööda ja ma mõtlesin millegi peale, mille peale sina ei mõelnud. Sain teada tund tagasi ja siis said teada, et kurat, sa ka ei mõelnud selle peale. Kas ma oleks pidanud siis nagu samamoodi ütlema, et kuidas sa selle peale ei mõelnud? No ma ise... Kuidas selle peale mõelnud? No selles osas ikkagi, võib-olla me jõuamegi nüüd sinna, et ma tundsin seda ju ise. Ma ütlesin ju sulle, et nagu sa tulid sellega, et ta on tuline ja kraadisid teda, et tal on kõrge palavik, siis ma ju pärast ütlesin ka, et ma tundsin ennast kohe momentaalselt väga-väga halvasti, sellepärast, et ma isegi ei kontrollinud seda. Ma ei kontrollinud fakti, et noh, see, nagu ma juba alustasin, et see ei olnud tavapärane olukord, et ta on tekiga seal ja tal on külm ja kõik asjad, aga muidugi ei pannud kokku. Mis sa arvad, kas mina tunnen ennast hästi siis, kui mina ei pane tähele ja sa ütled mulle, et kuule, sa ei pane tähele? Või kas sa tegid seda tahtlikult? Et ma ei kontrollinud palaviku või? Jah. Ei. Aga kus sa siis tuli, et tähele pannud? See lihtsalt niisama juhtub vahepeal on ju? Või ei ole nii? No juhtus vist jah. No see, mis sa arvad, kas mul siis see teistmoodi võiks olla? Sa oled mees, sul ei tohiks juhtuda siuksed asja. Täpsemalt, miksed asja mul juhtuda ei tohiks. No siukseid tähelepanematuse vigu. Ma arvan, et mul juhtub ka ikka täpselt samamoodi neid. Mitte ma ei arva, mul juhtubki neid sellepärast. Ma ei tahtlikult ei unusta või jäta neid tegemata. No eks siin mängib rolli ka tegelikult see, et ma olen lapse tervise osas päris ärev, väiksema. Selles, et see aeg, mis ta siin maa peal on olnud, et see on olnud selline minu jaoks väga katsumuste rohke, et operatsioonid ja see rinnaga toitmine ja kõik igast mingid muud asjad. Et ilmselt see on üks põhjus, miks ma reageerin ka selliselt ja seda me rääkisime ka pärast. Et see on nagu mingi asi, millega ma tegelen. Et just kui mul tulebki see kardin ette sellel hetkel, kui mul miski nagu ohustab iti tervist, ükskõik mis pidi see on, et täpselt samamoodi meil on olnud teine situatsioon ka, kus ma ju sain väga kurjaks, et sa lasid 2 silma vahele ja üks väike fakt või detail ühel õhtusöögil, kuhu mina arvatavasti poleks tulnud, kui ma oleks teadnud seda varem. Et selles mõttes see... Ja see on sama asi põhimõtteliselt. Jah, aga selles mõttes see käib ikkagi ümber selle tervise, et see on minul praegu siuke väga ärevust tekitav osa, et ma arvan, ma hakkan sellest vaikselt nagu välja tulema mingil määral. Aga see on ka huvitav on see, et kui sinul on ärevus ümber tervise teemad on ju, siis kuidas või nagu, mis sa eeldad minult ja mis on sinu osa selles, et sinul on see ärevus? Mis mõttes, mis ma eeldan? No, et nagu et mina pean mingid asju meeles pidama, kui ma meeles ei pea või ma ei mõtle mingit asjade peale kogu aeg, siis võib juhtuda, et sinu tervis saab kannatada kellegi tervis või sa lähed äravaks. Aga mis see sinu osa sellest on, kuidas sina mille eest sina vastutustad oma ärevuse osas? No selles too õhtusöök, kui ma mõtlen nagu selles nagu üldiselt eelmine õhtusöök, kus me käisime väikse lapsega, siis ma ju küsisin kõigi käest, et kas kellelgi on mingeid haigussümptomeid või asju, et siis ta oli veel väiksem, et see ongi see, mida ma ise saan teha, et ma saan ise ka veel üle kontrollida nii-öelda või kirjutada. Ja... aga nüüd kui tulebki välja, et läks meelest ära? No siis... Mis siis kõige tähtsam on, kui see välja tuleb? Või kuidas siis reageerida, oleks kõige parem? No normaalselt ikka. Mis see tähendab? Mis see tähendab normaalselt? No vastutust peaks võtma ikka, ise ma ei tea. No selles mõttes, et kuhu me jõudsime, kui me räägime sellest konkreetsest õhtusöögist korra, mis käis läbi, siis seal ma oleks võinud öelda, et vabandust, ma ei teadnud seda fakti ja ma pigem eelistaksin ennast hoida ja ma oleksin ära minna ise nagu.
ja seda aga mis meil juhtus siis täpsemalt? Mis mõttes? Selle õhtusel küll? No juhtus see, et ma jäin ja pärast said puid. Koju ja siis sain puid, on ju? Jah. Mille eest ma siis puid sain? Selle eest, et sa informeerinud mind. Ja kuna ma tegelikult ei teadnud või viinud kokku need asju oma vahel. No mina ei tea, ma ei saa aru, kuidas ükst asju ei saa kokku. Ei nagu, kui ma ütlen, siis kas sa arvad, ma valetan sulle? Ma ei arva, et sa valetad. Aga siis ma ütlengi lihtsalt see, mis päriselt oli. Sa ei pea kahtlema ju minu sõnades. Aga mul oligi, ma olin ärev sellepärast, et no ma ei saa, me peame rääkima sellest nii nõus on. Tegemist oli siis inimesega, kellel oli olnud, ma ei tea, ühesõnaga tal võis olla kas kõhuviirus või oli ta midagi halba söönud, me keegi haigeks jäänud järelikult oli see mingi ikkagi, nagu ta ise arvas ka, et tal oli mingi toidumürgituse asi. Aga fakt on see, et kuna ma enne mainisin, et me isegi ei ole nagu vaktsiini saanud lapsele, sellepärast, et ta ei saaks nagu lisa mingit kõhulahtisust asju, kuna meil lapsel on nagu probleem kaaluga, siis see tundub mulle, et see peaks olema nagu siuke asi, mida ei saa nagu kahe silma vahele jätta. Peaksin küsima kõigi käest, et mis värk on ja kui keegi tuleb peale, siis pean uurima täpselt, mis kellelgi ka on, et peaks võtma meditsiinirekordi lahti kohe. Alati kogu aeg. Ei no, see ei ole alati kogu aeg. Praegu lihtsalt on ta nii väike veel, et tegelikult nagu... Aga minu hinnang on vale olukorral? Või kui meie hinnangud olukorral erinevad? Ohuhinnang just siis. Siis kui sinul on ärevus ja siis kas minu tundub, et kui näiteks mul on mingisugune asi, siis minu poolne see ei tähenda seda, et mina midagi tegema ei pea, aga sina peaksid nagu natuke rohkem tegema kui mina. Kui mõtleme, et näiteks minu panus on 40%, siis sina peaksid 60% panema. Sest et sul on see suurem asi, et minul ei ole see kogu aeg peas see ärevus, sinu ärevus. Ma teengi seda, jah. Lihtsalt nendel hetkedel ma tulin hiljem tuppa. Sina ärkasid varem, selles osas need asjad olidki nagu... Ma räägime sellest, kui laps oli haige, on ju. Et siis ma tegingi väga ruttu ja selle 60, aga ma tegin lihtsalt väga valesti. Ehk siis ma tegelikult kohe juhtisin tähelepanu sellele, et enam-vähem, et meil on olnud siuke kokkulepe ja... Kodus? Jah, kodus. Hiljem? See oli juba, nüüd see oli muutunud tagantjärel tarkuseks ju? Ei, ma räägin lapsest praegu, see kui suurem laps haige oli. No ma räägin sellest olukorras. Ma räägin sellest ikkagi olukorras, kus... Teisest olukorrast? Eelmisest jah, see kus lõpuks koju tulime ja jama oli. Et tolles olukorras nagu, et kui siuke asi tuleb välja, ütleme niimoodi siis, kes rohkem süüdi on küsimus nagu mingis mõttes? Sina ikka. Jaa, mina saan, selles mõttes ma räägingi, et see on nagu, kui 100% on see... Vaata vahepeal kaua ta maganud kann. Vaata. Kes on süüdi? 35 minti. No, ma saan aru, et selles mõttes, mina vastutan oma selle asja eest, et mina oleks saanud teha ka, aga nüüd ongi see, et fakt on see, et mis on üks asi, mis on 100% on see, et midagi sarnast juhtub kunagi veel. Alati tuleb, on olukordi, kus asjad ei lähe nii, nagu meil on plaanis. Keegi jätab midagi märkamata. Siukt asi juhtub. Mis ei saa juhtuda nii. Aga saab, aga juhtub, ma võin öelda. Nüüd küsimus ongi, kuidas me siukses olukorras, mis me paneme prioriteediks, kas prioriteet on sellel hetkel see, et kellel õigus on või olukordas on hoopis oluline suhe, pikk plaan, keegi tahtnud seda tahtlikult teha, on rahulikuks jääda või mis sinu vaade on? No selles mõttes minu vaade on ikkagi endiselt, ma ju liigun sinna poole, et ma olen olnud palju rohkem seal, kus ma esimene mõte on see, et meelega sa meelega või
Sihuke mõte ongi. Ei no selles mõttes, et negatiivsem mõte nagu selles osas. No, no see on emotsioon nagu, lihtsalt. No emotsioon selles mõttes, me oleme sellest palju rääkinud, et just see pool, et ma olen liikunud ju palju rohkem sinna poole, et võtta seda kohta, et sa ei tee seda meelega või et noh, et olukorrad lihtsalt juhtuvad ja lihtsalt ilma näiteks. Maailm pole perfektne. No mul on see näide, näiteks vaata, kuidas ma ootasin sind koju, kas sa panid tähele, et ma vastasin sulle, kui sa ütlesid, et sa jõuad hiljem, sa pidid alguses jõudma 4 aega, sa ütlesid, et sa jõuad hiljem, siis ma vastasin sulle esimesena okei punktiga. Seda ma nägin kohe, et see on jama majas. Ja siis ma hingasin ja võtsin, et okei, et tegelikult pole hullu, et peas, et sa koju jõuad. Ja nägid, ma kirjutasin sulle seda ja sa olid väga üllatunud raudselt. Olin. Sest ma muutsin seda, ma mõtlesin sellel hetkel, et aga tegelikult mille peale ma vihan olen, kui ega sa tahaksid ju koju tulla, sa ei saa tulla koju. Ei, mina nimelt tahtlikult lennukast maha lihtsalt, et saaks Saksamaal oota 4 tundi järgmist lennukit, et jõuaks öösel kell 9 koju, mitte kell 5. No, seda ma nimelt tahtsin. Ei no, jaa, aga emotsioon tuli ikka, sest et ma olin väsinud, magamata, ma ootasin sind ja siis ma sain aru, et okei, ma pean nagu veel kauem ootama. Aga ma sain selle nagu emotsiooni. Tead, kui hea on, kui naine kirjutab vastu sulle, et ei ole hullu kallis, me ootame sind edasi, loodetavasti jääd oluline, et sa koju jõuaksid. No ma teadsin, et see on parem variant. ma sain aru, et ma isegi mõtlesin korra vist selle okei ära kustutada punktiga, aga siis ma mõtlesin, et siis sa vähemalt äkki märkad, et ma mõtlesin. No väga hea. Tegelikult on hea ongi see, et me kuidagi ikkagi umbes vähemalt 1 päeva jooksul peale konflikti jõuame lahendusteni. Sa jõuad selleni, et sa võtad vastutust olukorra ees. Aitäh, et see kõlas nagu, et sa jõuad järgmisel päeval sinna, et sa oled süüdi. Sa leiad, 24 tunni jooksul sa leiad mingi koha, kus ma olen süüdi. Kus sa näed oma osa selles. Ka, ehk siis nagu see mõttes, et ei ole ühtegi olukorda, kus ei oleks sinu osa ainult, alati on meie mõlema osad, aga konflikti alguses tundub, et on ainult minu osa. Praegu tuleb ikkagi, see on väga huvitav koht, et see tuleb välja, et kõik konfliktid on nagu minu algatatud ja siis 24 tunni jooksul mina saan aru, kus on minu osaga. Ma ütlen, et need olukordi, kus sina alustad minu süüdistamisega. Neid on. Et kui sina alustad minu süüdistamisega, siis kui me arutame, siis mingi 24 tundi hiljem jõuad sa ka selle koha peale, kus sa näed ka mingid oma osasid selles. Et miks see olukord nii läks. Või ei ole nii või kuidas sa tunned, ei ole nii või? Jah, kallis. Kas see vestlus häritab sind praegu? Mis tunne sul praegu on? No mul on siuke, ma mõtlen nagu seda, et ma tunnen nagu natukene, et ma olen justkui kuskil mingi selles süüpingis, et jaa, meie tülides lõpuks 24 tunni jooksul saad sina ka aru, kas sina eksid. Ennem sa ainult süüdistad meid ja sellised konfliktid meil ongi. Okei, selles on sul õigus. Üldiselt ega sina ei tule minu juurde ja ütle, mida mina valesti teen. See pool on ikka minu oma, kus ma hakkan rääkima, mis ei ole nii nagu, ma ei tea, kas seda sa väljendad ennast võib-olla mingite nägude emotsioonide selliste asjadega, minema kõndimistega rohkem kui sõnadega, et sa nagu selles mõttes saad sõnasabast kinni, et sa üldiselt ei... Mina tavaliselt enda mina süüdistan sind siis, kui sina oled mind ära süüdistanud. Et ma olen tähele pannud, et kui sina ütled midagi, kritiseerid, siis sa saad vastu, siis on võimalik vastu saada sul ka. Ehk siis kui sa ütled, ise oled loll. No umbes nii, jah. Midagi suht sarnane sama andekat nagu. Aga sina... Et ma ei suuda vait olla ja vastu võtta. Yes, lõpuks tuli midagi ka, mida sina ei oska. Ei, ma ei suuda vahepeal vastu võtta. Ja siis ma nagu tahan ikkagi öelda, et nagu ma ikkagi olen vastutuse võtmise instruktor. Siis ma ju kuulen, et kuidas sa ütle õigesti tehniliselt seda lauset, nii nagu peaks ütlema üks õige vastutuse võtmise
ülim inimene. Ja siis hakkad seda mulle ütlema, on ju? Ei, ma ei hakka seda konkreetselt ütlema, vaid ma lähen lihtsalt ise emotsionaalseks ja see on nagu täpselt nii, kui keegi süüdistab, siis kohe läheb teine inimene ka ikkagi sinna süüdistamise lainele rohkem. Eriti kui oled väsinud ja mingi ei ole valmis selleks. Eriti kui oma naine süüdistab, siis on okei, siis ma hakkan kohe vastu süüdistama. Mitte alati, aga see on, ma tunnen, et see on see koht, kus ma sulle vastu panen. Ja siis, kui sa oled, tavaliselt ongi see nii, kui sa oled magamata või väsinud, siis sa nagu hakkad ka vastu punnima. Mis on perspektiiv? Ega meil neid kohti on olnud ikka. Aga selles mõttes on nagu see, ma arvan, et me oleme päris hästi õppinud tülitsema või nagu oma arvamusi avaldama paremini kui varem ja vastu võtma ka tegelikult paremini. Rohkem mina vormis rääkima. Minul on see, et mul ei tule nagu välja saama, ma kogu aeg nagu üritan. Ja siis ma ikkagi... kuidas sa üritad? Või mis see tähendab, et sa üritad? No ma mõtlen enne 50 korda läbi, kuidas ma neid lauseid ütlen. Mul on see, et kuidas Remo ütleks. Sest et sa ütled kuidagi palju paremini vahel, nagu selles mõttes, et sa nagu edastad mingeid asju paremini. Nii, siis ma mõtlen, kuidas Remo ütleks. Ja siis lõpuks kukub ikka välja nii, nagu Enel ütleks. Ja siis see on alati see, mis sulle ei meeldi. Ja siis ma ütlen, et ma tegelikult, oled sa tähele pannud, meie vestlused viimasel on sellised, kallis, ma tahan sulle midagi rääkida. Ma tean, et see trigerdab sind. Ma üritan nüüd öelda nii, nagu ma üritan anda endast parima, ma ei taha sind süüdistada, see on lihtsalt minu tunne ja nii edasi, sellele tuleb pikk intro ja siis lõpuks on ikka tukses nagu, ikka. Ja, minu jaoks on see umbes niimoodi, et ma nüüd ma ei taha sind süüdistada. Aga? Ja nüüd ma süüdistan sind kohe. See on seesama aga. Ma ei tea, me jõudsime juba täiesti mingi teise kohtaga. See on seesama aga, jah. Ja, aga ma ei oska muud moodi. Nagu ma ei oska, kui mind selles mõttes, ma olen üritanud ka seda, et ma olen vait, siis ma olen passiiv-agressiivne, sest et sa saad mu näo esimest aru, et midagi on, siis ma üritangi ise seedida neid asju, sest ma ei taha süüdistada. Sa pead selle 5 vastutavõtmise 5 sammu ikkagi läbi tegema. Et see alati see, mis mina teen, on sümptom. Ja sina oled juurpõhjus. No see on see, mis me õpetame, et mina olen juurpõhjus. Ja täpselt samamoodi on see, et see, mida sina teed, on sümptom sellest, mida ma olen teinud või tegemata jätnud. Ja siis sina, kuidas sina oled, siis kui mina tahan oma seda sümptomit ära parema, siis ma pean kõigepealt juurpõhjus ära parema ja juurpõhjus on alati minu tegevus, mis trigerdab sind. Ja siis tagajärjed on sulle ja mu perele, mitte mulle. Vastutan alati mina ja lahenduse pakun välja ka mina. Ja siis ma pean tegema seda, mis ma ütlen. Ja kui ma seda ei tee, siis nii nagu tavaliselt, et ma ütlen hästi kiiresti, mis ma tegema hakkan ja lähen teise äärmusesse ja luban kokku, et nüüd ma koristan ja nüüd ma teen kõik asjad ära ja siis ma 5 minutit teen ja siis Eneli on paha jälle mulle. Ütleb, et jälle sa lubad või jälle sa paned külmkapi peale kirja ja teed oma tabeli. Aga sellest ei ole ju midagi kasu. Või, äratuskell on ikka parem. Kell 5 ärkan. Ja ainukene, kes ärkab, olen mina iga snuusi peale. Ja. Aga see on fine tegelikult, see ärkamisasi, sest et sa ikkagi, sorry, aga sul on ikkagi suht raske. Meil beebi jääb magama 12 paiku kuskil ja õhtuti paneb Remo teda magama. Ja siis sealt nagu arvestades, kui mingid tööpäevad ja siis on sealt suht raske ongi 5 ärgata. Kui ta vahel sööb ka veel 4 paiku, siis sealt ärkad korra üles ja siis on just kui nagu kohe heliseb sul järgmine äratus. Vara on raske ärgata, jah. Nii raske on. Jõhker. Sul on üldse ju selle unega, sa võiks kogu aeg ainult magada. Täiega tahaks magada. Ma saan aru, et sa oled suht siuke väsinud. Aga ei saa magada, sest et missiooni on vaja täita ja lapsi vastada ja naist on vaja hellitada ja elada on vaja. Ei ole aega magada.
Ja tegelikult sa magad ikkagi, no sa saad ikkagi magada, sa lihtsalt lasad need äratuskellad üle selles mõttes, et sa ikkagi magad. Lihtsalt nendel äratuskelladel, see on see, mis meil on olnud ülikaua aega. Ja siis ma üritasin nagu, ma üritasin sind toetada ka tegelikult selles, mitte järjepidevalt, aga et ma üritasin ka sind üles ajada, aga jama on nagu selles, et mina ei jää nagu hästi magama enam, kui ma olen üles ärganud. Ja siis kui ma äratan kõigepealt ärkan sinu äratuskella peale, siis äratan sinu, siis sa lähed välja, siis võib juhtuda, et mina ei jää enam magama. Siis on nagu jamasti veits, siis ma olen pahur. Jaa, nii see on. Aga niikuinii ärkab iti varsti üles, et mis sel nädala siis, mis me sellest nädalast kaasa võtame endaga? Mis on üks suur õppetund? Kusjuures sellest nädalast mulle meeldis täiega su postitus. Kui ma lugesin seda, siis mul olid päriselt pisarad silmas. Ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult see oli nagu mõtlemise pealt, aga see oli nagu hästi tugev tunne oli seal taga, et tegelikult mis siis päriselt on oluline. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult on ikka tore, kui sa kodus oled. Ja kui sa koju tagasi tuled, isegi kui sa hiljaks jääd. Tegelikult on ikka tore. Ja mulle väga meeldis see, et sa ise neid punkte välja tõid ja kuidagi nagu, et sa märkasid neid hetki, kui sa ära läksid ja et see ei olnud lihtsalt ainult postitus selles mõttes, et ma ei tea, vaata, ongi, et oleneb, kuidas, ma ei usu, et keegi arvab, et sa kirjutad mingit tead teksti sinna kokku, on ju, aga need olid mis minul nagu silmamärjaks, et need olid need päris hetked. Ma otsustasingi praegu postitada siis, kui päris hetk on. Muidugi mulle meeldib see pilt, mis sa sinna panid, aga... Okei, see on meie sinust või? Mina ei tea, ma olin seal mingi üle laua kuskil mingi imelikult, aga selles mõttes, et aga see tunne mulle meeldis. Ma olin ära unustanud selle juba, et ma seda tegin. Ja ma arvan, et see kuidagi nagu, me rääkisime sõbrannaga ka sellest, et tegelikult kui oluline on see, millele nii sageli ei mõtle, on, et sa ei tea kunagi, millal on viimane hetk selle inimesega, nagu üldse ükskõik kellega, et sa ei tea kunagi, see ei pea olema, et sa oled reisile, sa võid minna samasse maja ette Rimisse, ja sul sõidab auto otsa, ja. Ei, no see võib küll, et mina tulen reisid tagasi ja siin kedagi pole või midagi on juhtunud vahepeal. Keegi on haigeks jäänud, keegi on saanud mingi raske haigus või kellegi midagi juhtunud, vahetele, mis on. No iga hommik võib juhtuda samas asi nagu. Ja, et see oli üks asi, mis mulle meeldis selle ja ma arvan, et see kuidagi toetas mind ka. Ja siis selle nädala jooksul oli ka see, et esimest korda, nii uskumatu nagu see ka kõlab, ma olin esimest korda oma lapsega üksi kodus. Öösel siis nagu, et ma olen taga ennem niimoodi kold, et ma teen kõik asjad ise, aga ma nagu otseselt kodus pole üksi olnud temaga. Ja me saime väga ilusti hakkama ja ma olin väga rõõmus selle üle. Ja see jah, et isegi seda uneteemat, mis tal praegu on, olen händlinud üllatavalt paremini, kui ma isegi arvasin. Ja sina? Kuidas sina kokku võtad peale selle igavuse? Et ei meeldi reisida või? Jah. Ma ei tea, ma ei oskagi öelda. See nädal on kuidagi hägune on see kõik. See oli tore hetkel. Tegelikult mulle meeldis endale ka see tunne, mis mul oli sel hetkel, kui ma seda artikli kirjutasin. Tol hetkel kodust ära minna oli ilgelt hea. Nagu see mõttes, et ilgelt hea, aga ilgelt nagu selge. Ja eks siis need asju ongi vaja endale meelde tuletada pidevalt, mis on oluline. Ega keegi teine need meelde tuleta. See ongi see ongi tegelikult kõik see põhjus, miks ja kuidas ärgata üles või mida iganes ja peab endale lihtsalt tegema need harjumused või nagu meeldetuletused, mis iganes võimalus on, sest tegelikult need ongi olulised asjad. Et kui sa unustad ära kõik olulised asjad, mis point on nagu. Tuleb keskenduda olulisele
väga deep, jah. tuleb keskenduda olulisele, jah. Ja siis, kui uni on, siis tuleb magada järelikult. Natuke vahepeal. Ma selles mõttes sorry, aga kell on alles 8:30, sa ei saa veel magama. Veel ei saa, jah. See mõttes, et jumal tänatud. On mida ta veel teha, paar tundi. Jaa, kusjuures just täna Siimuga sõbraga rääkisin, ütles ka, et sa olid siin samas. Et tegelikult see väikse lapse vaatamine, et kui me räägime olulisusest, on jumala äge on, kui ta hommikul üles sarkab, teeb seal oma need toimetused ära, millest me rääkisime. Siis see, mis näoga ta... Peeretab. Ja mitte ainult. Ja siis hakkab naerma. Mitte ainult ei peereta. Ja siis ta... Ja see nagu, mis näoga ta iga hommik on umbes mingi uus päev, et on nii õnnelik selle üle, et ärkas üles ja tal on nagu kuidagi nii siuke armas nägu, et nii huvitav, mis tänane päev toob, siis mõtlen, et see on hästi äge asi, mida vist beebidelt tagasi võtta või õppida. See on ka see, mida ma see nädal nagu märkasin ka nagu kuidagi rohkem. No selle vestluse käigus siin praegu ikkagi jällegi elu on hea reisk. See mõttes, et see on oluline. Isegi siis, kui on need kohad, millest me rääkisime või? Isegi kui uni on, jah. Ja isegi kui vahepeal on tuli. Isegi kui ma ei saa vahepeal naise käest võtta saada. See oli ikka. Mis ei ole midagi uut siin maamunal. Ma arvan, ja tegelikult ma ennast rahustan küll vahepeal sellega, et mõtlen, et ma arvan, et me on ainus naine, kes ikkagi kogu aeg arengut nõuab. Ja õpib, ärme hakka, ja õpib siis asju edastama nii, et see ei tunduks etteheitena, aga tundub ikkagi. No ja mis siis järgmise nädala eesmärk on? Ühe asja sa võib ainult võtta. Siis sellest saab järgmine nädal rääkida. Ellu jääda. Mis sa selle all mõtled? Kuidas sa seda mõõdad, et oled elus või? Siis seda ei ole väga raske. Kui me vaatame seda, mis nagu iti unega praegu toimub, siis ma arvan minu jaoks see, et nagu, või tähendab ellu jääda, võib-olla ma sõnastaks teistmoodi, et emotsionaalselt ellu jääda. Sest täna mul oli juba suht raske selle magamatusega. Nagu ma tundsin, et mul on väga raske juba nagu mitte kuri olla. Nii et see kindlasti vaadates, et kuidas need unet praegu on, siis ma ütleks, et järgmise nädala eesmärk on ellu jääda, emotsionaalselt hakkama saada selle magamatusega. No tegelikult mul on ka. Kuna ikaldus hakkab juba esmaspäeval vihta ja ma pean jälle reisima minema. Ja need 2 nädalat tulevad nii debiilselt intensiivsed, siis põhiline on, et kodus saaks puhata. Kusjuures mul tuli meelde, et mul tulevad õde ja ema siia ja siis õde juba küsis, et mida ma süüa tahan, et ta pidi mulle mingi menüüd tegema, et mis ta mulle head hakkab süüa tegema. Esmaspäeval ja kolmapäeval lähevad ära. Siis kui ma ära olen? Et tulevad selleks saaks siia, ehk siis nad tulevad last hoidma. Väga hea. Ja süüa tegema, nii et Good. Ühesõnaga, minu eesmärk on ka ellu jääda selles mõttes. Aga üritada rahulik olla ja tahaks refokusseerida millegile. Tahaks saada selgust oma peas. Et nüüd on, sa õigemini tahaks seda tunnet kuskilt saada. Et ei ole väsimuse tunne, vaid on päriselt siuke fookuse tunne. Aga kas siis, kui sa seal reisil magada said, siis ei tekkinud seda või? Ei. Okei, siis on midagi muud ilmselt. Või lihtsalt nii suur magamatus juba, et seda nii 2 päevaga välja maga. No, vaata, sa reisid siis seal nii et no, ma ei tea, minu peas on see, et istuvas asendis lihtsalt kuskil käkredad kuskil. Ütlen ausalt, iga kord, kui sa oled kuskil koolitusel käinud, siis minu peas on ainult see, et sa saad terve öö magada. Et see tundub mulle nagu selline, et sa saad terve öö järjest magada ilma selleta, et sa nagu ärkaks või kuuleks, sest ma olen vahepeal maganud teises toas ka, aga ikkagi ma nagu ärkan iga asja peale. See tundub minu jaoks juba siuke, et siis ma oleksin järgmine päev nagu iti iga hommik. Ühesõnaga, minu fookus on Fookuse tunne.
vaatame, kuhu nädalaga jõuan siis. Kas ma saan mingi fookuse tunde kätte või? Okay. Selgem tunne. Selge. Kõik või? Aitab või? Jaa, vaata laps on ise maganud. Laps ülesse. Jep, ma arvan küll. Davai, tšau.